teda on hakatud parempoolses meedias nimetama kodumaa reeturiks koguni. Nii et see on üsna kummaline, et Fideszi puhul on see, mis mulle üldse ei meeldi, miks ja mis võib-olla paljudele teistele ka ei meeldi, et see, kes läheb nende silmis, et see, kes läheb Fideszi vastu, see on kohe reetur, Isamaa reeturi ja see ei kuulu rahvuse hulka enam edaspidi. Kahjuks on seda väga, väga, väga valus vaadata mõningatel puhkudel, aga ja see, kuidas Ukrainast räägitakse üldse, Ukrainaga seoses räägitakse, see on niisugune pritsimine, mille sarnast ma olen vähe ise oma kõrvaga kuulnud kunagi varem, aga ma olen selle kohta lugenud, et